pärastlõunat, et mina olen Indrek Jõgi, olen Tartu Ülikoolist Füüsika Instituudist ja mul on hea meel, nüüd te olete kuulama tulnud FuseNet õpetajate päev, vist on selle ürituse nimi ja esimest korda on siis ka siin Eesti sessioon ja ma olen Füüsika Instituudis tegelenud selle teemaga vist juba 6-7 aastat ja esindan praegu Eesti ja Tartu Ülikooli siis ka tuumasünteesi alaste nõukogudes ja samuti ka siis teen ise teadustööd, et nüüd esimesed 2 tundi oligi plaan teha eesti keeles, võimalusel anda tausta tuumasünteesist ja siis ka sellest, mida me siin Tartus teeme. Ning pärast seda on need rahvusvaheline sessioon, et praegu oli vist kirja saanud ja püüan siis ka jälgida, et 45 minutit võiks esimene pool olla, 45 minutit, vahepeal 15 minutit vahet ja siis 45 minutit edasi. Et ma ka ütlen, kuna ma ise esimest korda teen, siis hea meelega ootan igasugust tagasisidet, kui pärast on, et kui veel näiteks järgmine, et kas üldse on huvi edaspidi ka sellise ürituse vastu ja teiselt poolt siis ka seda, et kuidas seda paremini või teisiti saaks teha või millest te ise tunnete rohkem puudust, et ma olen mõned korrad seda teemat vist ka õpetajate päeval või füüsikaõpetajate sügiskoolis äkki või suvekoolis rääkinud. Nii et natuke ma olen sellest juba ka rääkinud, aga kindlasti kõik teist ehk ei ole kuulnud ja siis selle tõttu ma nüüd järgnevalt avaksin seda tausta uuesti. Väga füüsika sisusse ei läheks, et pigem siis üldiselt sellest tuumasünteesist ja mis siin toimub nii Euroopas kui maailmas, kus me hetkel oleme. Ja proovin nüüd tööle panna. Püüan jätta ka küsimusteks natukene aega, aga tunnistan, et kui ma nüüd slaide näitan, siis ma ei saa jälgida siin, kas vahepeal mõni käsi on püsti või mitte. Et kui teil on kiireid küsimusi, siis võite kohe vahele segada vajadusel. Nii, aga siis alustuseks tuumasünteesist. Et kõigepealt küsin, kas on praegu slaidid näha? Tegelikult ma ikkagi saan siin serva pealt. Ei ole slaide näha. Okei. On näha. Nüüd on. Okei, võttis natukene aega. Et ma tegelikult vaatan, et ma siit ikkagi näen ka serva pealt siin inimesi ka. Ja ütlen ka veel seda, et korraldajad, kes selle nüüd üles seadsid, selle Zoomi keskkonna, et siin see salvestamine on automaatselt, nii et kõike siin ka salvestatakse. Ja nagu öeldud, alustaksin sellest, et mis see tuumasüntees üldse on. See muidugi võib võtta päris kaua aega, et siin mõned aastad tagasi ühelt konverentsilt on ilus karikatuur, kui raha küsida tuumasünteesi jaoks, siis selle selgitamiseks üldjuhul võiks minna rohkem kui 5 minutit või isegi paar minutit, aga kõike ilmselt ei peagi siin ära rääkima. Ja kõigepealt veel taustast või miks tuumasüntees, et meil on, vabandust veel korra segan vahel, et mul endal siin on see Zoomi seadete riba üleval, kas teil on ka see või kas teil on mingi asi siin üleval, mis segab nägemist slaididel? Ei ole, okei. Siis ma näen ainult ise seda. Selge, et põhimõtteliselt kui me näiteks fossiilkütuseid kasutame, siis me kasutame päikeseenergiat, kuna see on kunagi salvestunud, siis päikeseenergiana samamoodi, kui me nüüd päikesepaneelidega püüame päikeseenergiat või tuulegeneraatoritega, et peaaegu kõik energialiigid, mis me kasutame, tegelikult tulevad päikeselt ja päikese sees toimub siis tuumasüntees, mille käigus see energia luuakse. Maa peal ainult siis tuumajaamad, mis on raskete tuumade lagunemisel, on need, mis ei ole siis päikselt pärit, võiks öelda. Ja see päikse peal on vesinikutuumade ehk prootonite ühinemine, see on päris keerukas protsess ja selle käigus vabanebki siis suur hulk energiat, seal sees on
10 miljonit kraadi või kelvinit temperatuur, kus see toimub. See protsess on ka väga aeglane, konkreetselt siis prooton-prooton reaktsioon 9 miljardit aastat, mis on tegelikult ka tore, sellepärast et kui ta oleks hästi kiire, siis päikest enam ei oleks. Nii et tänu sellele me saame siin rahulikult toimetada. Aga selleks, et see protsess saaks toimuda, peabki olema hästi suur kogus massi, nagu päikeses on, ja seda siis hoiab seal vaakumis koos gravitatsioon. Me ei saa maa peal sellist protsessi korrata või selliseid tingimusi. Ja maa peal praegusel hetkel on kõige tõenäolisem või kõige lihtsam ilmselt saavutada raske vesiniku ehk deuteeriumi ja üliraske vesiniku triitiumi. Need on siis siin ka näidatud, üks neutron juures, prootonil või 2. Need siis liituvad, saame heeliumi ja tekib ka üks lisaneutron, millel on suur energia. Et see selline tuumasüntees või selline tuumade süntees, mille käigus me saame mõnevõrra rohkem energiat, kui meil alguses võiks vaja olla, kui see protsess toimiks. Ja see vajab nüüd umbes 100 miljonit ehk isegi rohkem kraade kui päikesel. Nii et ei ole väga lihtne seda siin maa peal teha, sest materjalid ei pea vastu üle 2000–3000 kraadi. Meil ei ole ühtegi ahju, kus seda teha. Tundub võimatu. Põhimõtteliselt tehakse siis või on 2 moodi seda protsessi. Üks on siis rõhuga või siis magnetväljadega. Mõlemast ma natukene siin ka märgiksin, et kõigepealt siis selle rõhuga või inertsiaalne sulustamine, kutsutakse sulustamiseks, et kuidas seda kraami kuuma materjali koos hoida nii kaua, et sealt siis energia vabaneks. Et üks on magnetiline sulustamine, ameeriklased on seda eest vedanud. Põhimõtteliselt on siis näiteks mingisugune kuulikene, peaks vist olema mass umbes grammi suurusjärgus, millesse on siis ka deuteerium ja triitium külmutatud ja seda kuulikest kuumutatakse kiirgusega. Võiks otse laseriga või paljude laseritega igalt poolt seda kuumutada, aga see teeks väga ebaühtlaseks selle, nii et kasutatakse selliste kambrikest väikest, kuhu siis juhitakse suur hulk laserkiiri. Need kuumutavad siin seda seina, tekitavad röntgenkiirgust ja siis see röntgenkiirgus kuumutab seda kuulikest, kus on siis kütus. Ja mis siis toimub, on see, et lühiajaliselt osa materjalist tahab väljapoole minna, aga selle käigus siis impulsiseaduse tõttu osa surutakse kokku ja see toimub nii kiiresti, et isegi kui seal hakkab see protsess peale, siis ei jõua ta veel laiali valguda, rõhud lähevad hästi suureks ja umbes 10 nanosekundi jooksul siis võib seal vabaneda tohutu hulk energiat, ehk siis saavutatakse tingimused, see on ka väga kõrgete rõhkudel, ehk siis kui üks baar on meil atmosfääri rõhk, siis 100 megabaari väga kõrgete rõhkudel saavutatakse lühiajaliselt olukorrad, kus siis toimub süttimine ehk see tuumasünteesi protsess hakkab pihta ja annab siis energiat. Ja selles on saavutatud, öeldakse põlev plasma, tähendab seda, et sealt saab rohkem energiat kätte, kui ise sisse anda. Ta juba ise oma energiast saab jätkata. Ehk kui anti sisse siia kohale jõudis laservälke energiast 2 megatšauli, siis saagis oli 3. Saime rohkem kätte kui sisse, see on ainuke meetod, millega siin niimoodi kontrollitult on saadud rohkem energiat. Ja küll tuleb märkida, et kogu energia, mis läks selle laservälke tegemiseks, oli 330 megatšauli ehk umbes 100 korda rohkem. Nii et tegelikult me ei saa veel selle meetodiga reaalselt töötavat kasumlikku elektrijaama. Ja seda protsessi on nüüd hiljem ka korratud, mitte küll väga kaugele rohkem pole jõutud. Probleemiks on ka see, et tuleb ülitäpselt see teha ümmargune, niimoodi, et ühtlaselt kuumeneks igal pool, see kamber ise ka. Lisaks tuleb välja mõelda, kuidas seda siis korduvalt teha. Et selles suhtes see meetod on küll hea meetod ja sellega on jõutud kaugele, aga sellist elektrijaama siit kohe veel ei paista. Võiks veel öelda, et mis mul jäi siin märkimata, et on meetod siis inertsiaalne sulustamine, millega juba 52. aastal, 1952 saadi siis rohkem energiat kätte, ehk siis vesinikupomm põhimõtteliselt on sama tüüpi meetod ja see on muidugi siis ainuke rakendus, mis on
töös, aga me tahaksime püsivalt ja siis elektri tootmiseks, nii et seda veel ei ole. Ja on ka öeldud, et selle meetodi laseritega inertsiaalne sulustamine, et see on osa tuuma- või vesinikupommide arendamise tööst ka, ehk siis see on ka üks põhjus võib-olla, miks seda ikkagi ka arendatakse, mitte ainult rahumeelsetel eesmärkidel. Aga sellega on kaugele üsnagi jõutud selles mõttes, et saab ikkagi juba rohkem energiat kätte, kui algus sisse antakse. Teine meetod on magnetiline sulustamine. Siin kasutatakse ära seda, et meil on kõrgetel temperatuuridel ainult laetud osakesed. Kõik need aatomid on, molekulid on ära lõhutud aatomiteks ja aatomid on siis ioniseeritud. Nii et meil on puhtalt laetud osakesed ja need hakkavad siis magnetvälja jõujoonte ümber ringe tegema. Mida tugevam on magnetväli, seda väiksema raadiusega nad teevad. Ja kui nüüd siis magnetväli keerata niimoodi kinniseks ringiks, siis me saame, et osakesed saavad liikuda ainult neid ringjooni mööda. Ja sellega me saame hoida selle kuuma plasma seintest eemal. See on ka üsna vana tehnoloogia, võiks öelda idee tasandil, et aastast 1946 oli juba patent võetud. Siin on siis selline kamber, kus on tekitatud magnetväli. Need jooned peaks näitama siis voolusid, mis tekitavad siia sellise ringikujulise magnetvälja. Plasma võiks siis magnetvälja tõttu, plasma selles mõttes, et ongi ainult laetud osakes, et see kuum põlev tuumasünteesi läbi plasma võiks siis siin niimoodi rõngas olla seintest eemal ja siis seda magnetvälja ja energiat antakse siis läbi mingisuguse transformaatori tüüpi pooli. Et enam-vähem selles stiilis mõtte edasiarendused on ka praegu töös. Selle erinevus nüüd inertsiaalsega on see, et siin on vastupidi hõrendatud gaas, sellepärast et magnetvälja tugevus peab olema nii suur, et ta jõuab seda koos hoida ja öeldakse, et siis on magnetvälja rõhk, mis surub seda kokku ja gaasirõhk, mis lahti surub uuesti. Ja kui on gaasirõhk liiga suur, siis enam magnetväli ei hoia koos. Nii et see erinevalt inertsiaalse sulustamist on pigem rõhkudel või gaasitihedustel, mis jäävad alla atmosfääri. No ütleme, et kuskil 1 10 000, 100 000 gaasi atmosfäärist võiks olla siis see. Aga vastupidi, siis ta vajab jällegi pikka aega kestlust, et kui inertsiaalne oli 10 nanosekundit, siis siin on vaja, et see osakesed püsiksid sees vähemalt 5 sekundit. Nii et siin on vaja pikaajaliselt hoida. Ja jällegi selle meetodiga on saadud suurem energiarekord, ehk kui seal oli 3, siis siin on saadud peaaegu 70 megatšauli 5 sekundi jooksul. Jällegi kogu energia oli 4 gigatšauli, nii et ikkagi 100 suurusjärku on tegelikult erinevus. Aga põhimõtteliselt ollakse jõutud päris kaugele. Ja ühe lisamõttena siia ütleks veel, et magnetväljaga hoitakse küll koos, aga ta ikkagi üsna kiiresti hajuks laiali, kui midagi muud ette võetaks. Nüüd täiendav, siin on nüüd pilt, mille puhul siis väänduvad magnetvälja jõujooned, et nad ei ole lihtsalt ümmargused, vaid nad moodustavad veel täiendava ringi. Siin on näha siis üks jõujoon näiteks hakkab siit peale ja läheb siia sisse, ehk osakesed tahaksid muidu ikkagi väljapoole tulla, aga siis kui magnetvälja jõujoon teeb sellise mitu ringi siin selle suure ringi peale, teeb veel täiendavad väiksed ringid, siis tuuakse need välja tulevad osakesed selle magnetvälja jõujoonega tagasi sisse. Nii et niimoodi saab seda kauem plasmat koos hoida. Ja moodustuvad sellised justkui pinnad magnetväljaga, samasuguse magnetväljaga nagu sipul natukene. Ja seda siis tekitatakse siin, need on need magnetid, mis tekitavad sedapidi välja. Ja tokamak on üks seda tüüpi seade, kus siis sees peab olema vool, kui siin voolab osakeste vool, laetud osakeste vool, näiteks nii pidi, et siis tekib täiendav magnetväli, mis siis moodustabki lõpuks sellise spiraalikujulise magnetvälja jõujoone siin sees. Et see on siis tokamak, see ei saa püsivalt töötada, sest kogu aeg on vaja siia kuidagi voolu tekitada, aga selleks on vaja siis väljast poolt trafo põhimõttel vahelduv pinget või voolu rakendada. Teine meetod on stellaraator,
kus on siis need täiendavad magnetid, need rohelised peaksid olema täiendavad magnetid, mis siis tekitavad välised magnetid sellise kõvera voo. Aga siin sterlaraatoril on jällegi üsnagi keerukas see pind, seda raske ehitada, et väga suuri pilte ma siia mahutanud. Siin on üks näide tokamakist, see on nagu sõõrik. Ja teine on näide stellaraatorist, et see on tõesti nende komponentide ehitamise keerukus on päris kõrge ja selle tõttu sellega ei ole nii kaugele jõutud, aga on ka juba nii suured seadmed, kus inimene saab sisse minna, mõlemad on juba päris muljetavaldavalt suured. Et need on need kaks põhilist tehnoloogiat, mida siis magnetväljadega on kasutatud ja seniajani kasutatakse ja ütlekski, et magnetiline sulustamine on siis selle magnetile sulustamisel tokamakiga on jõutud kõige kaugemale. Et ma nüüd tooksingi järgnevalt mõned näited, kus me praegu oleme. Kõigepealt siiski veel progressi ka, mis on ka sellesama FuseNetilt kunagi ammune pilt. Et siin on siis aastad, kuskil 60-ndatel see tokamaki disain töötati välja. See pilt on siis 2000-ndateni umbes. Ja siin on nüüd suurus, mis iseloomustab tuumasünteesi edukust. Kutsutakse kolmik ja produkt. Ei ole vist kordaja või korrutis, kolme suuruse oma. Põhimõtteliselt kolme asja on temperatuur, siis on kütuse kogus ja siis on aeg, mille jooksul nad seal plasmas püsivad. Nii nagu meil on näiteks, kui me hakkame ahju kütma, et siis võtame ka kütuse, teatud kogus kütust, peame selle kuumutama teatud temperatuurini ja võtab natukene aega enne, kui see süttimine siis toimub, et ta ise hakkab endale sooja andma. Et see kolmikprodukt on siis sarnane asi. Need suurusjärgud on üsna kõrged, aga see ei ole oluline. Isegi ütleme, et siin 100 on siis see, mis oleks vajalik saavutada. Alustati 1, 2, 3, 4, 5 suurusjärku madalamalt. Ehk siin esimesed olid siin. Need sinised näitavad nüüd erinevaid seadmeid. On näha, et aastatega, see on logaritmiline telg, on kasvanud palju suurusjärke. Ja siiani siis välja kuskil 90-te lõppu, kus ongi siis praegused rekordid ka, et siin võrdluseks on toodud arvutite areng, mis toimus umbes samal ajal ja on ju ka muljetavaldav olnud, et arvutite arengust oli põhimõtteliselt see siis kiirem. Võiks öelda nii, et midagi on kogu aeg toimunud, on ka ju see nali, et 30 aasta pärast või mõni ütleb 20, mõni ütleb 40, kuidas ta on. Nii kaugel on alati see tuumasüntees, aga tegelikult on ikkagi toimunud ka midagi selle 30 aastaga siis siin. Küll aga tuleb öelda, et umbes siin jäi see areng vähemalt selle suuruse mõttes seisma. Järgmine samm oli plaanitud, millest ka tänagi juttu tuleb, on ITER, siis kõige suurem tokamak, mida on praegu plaanitud teha ja hakati seda plaanima, aga ITER-i ehitamine on mitmetel põhjustel veninud ja siis veel veninud, et tegelikult pidi eelmiste plaanide kohaselt pidi ITER nüüd detsembril käima minema. Ja praegu võiks vist öelda, et 32 või 3 vist on see aasta, kus ta läheb käima, aga nad mõned sammud teevad siis kiiremini, või on plaan teha nii, et ta on võib-olla kuskil päris sellest ajast, kui hakata uusi rekordeid tegema, on võib-olla 3-4 aastat maas. Et see niikuinii pidi 30-ndate teises pooles olema, aga et siin see arengupuudus on see, et ITER-it ei ole suudetud valmis teha, kuna see on osutunud kulukamaks ja keerukamaks kui arvati. Aga areng kui selline on olemas olnud, jõutud siis kõige rohkem energiat on saanud JETis. Kolmikprodukt on ühel teisel Jaapani tokamakil, aga seal ei ole tegelikku tuumareaktsiooni toimunud. Et selles suhtes need on ka eri asjad, üks on tegelik protsess, kus tuleb ka energiat välja ja teine on siis plasma kirjeldav see kolmikprodukt, mis võib ka ilma tegeliku tuumasünteesita käia. Nii, ja siin on näitena siis ka, et võib-olla ühe probleemi põhjusena see nüüd on läbimõõt või ristlõige sellest sõõrikust. Nad ei ole päris sõõrikud, see ristlõige on natuke keerukama kujuga. Et siin on raadius. Major raadius on siis, et siit on siis see telg sõõrikul, siinpool ja siinpool peaks siis olema, siit lähevad siis sellise sõõriku moodustab ta, et see raadius on siis 3 meetrit, öeldakse see keskpunkt siin.
ITER-il on ta juba 6 meetrit, demo võiks veel järgmine samm olla, see on üle 8 meetri plaanitud. Ruumala on kasvanud jetilt ITER-ile 10 korda ja paljud muud parameetrid ka, ehk siis see samm suurusjärk ülesse poole on osutunud väga kalliks ja keerukaks, aga ITER-il jah on plaan, et siis võiks saavutada vähemalt 10 korda rohkem energiat, kui sisse on antud, 500 megavatti, kestvus võiks olla ka 500 sekundit vähemalt ja demo võiks siis olla selline seade, mis juba toodab elektrit. Et see on see plaan, et meil on päris selline töötav jaam peale ITER-it. Nii, ja nüüd siis mõned näited, et see JET näiteks, milline ta võiks välja näha, siin on üks joonis. See on siis ehitatud 83. aastal juba Inglismaal, Kallamis, Oxfordi lähedal. Raadiussid teljest kuni siis selle keskpunktini on ligikaudu 3 meetrit. Siia inimene mahub ilusti püsti seisma, aga ta ei tohi seal olla, sellepärast et seal on kasutatud radioaktiivset triitiumit ja on ka berylliumisseinad, mis on siis kantserogeensed, nii et üldiselt tegelikult siia sisse ei minda, aga on juba päris suur. Ja siin on näha siis need magnetid. Tema puhul magnetid olid vasest, ei olnud ülijuhtivad ja selle tõttu ta ei saanud kaua töötada, kuni 5 sekundit, siis need kuumenesid juba üle ja pidi ootama, kuni jahtuvad. Ja ette nähtud oligi siis, et tal see saagis nii-öelda kuu, see mul vist ega ütlemata, on siis sisse antud või kätte saadud energia ja sisse antud energia vahe, ehk siis, või siis ka võimsuste puhul. Ehk siis üks oleks, et nii palju, kui on sisse antud, saab ka kätte. Tegelik rekord ei jäänud väga palju maha, oli 0,65. See oli väga lühiajaline, siin on ka näide mõõdetud võimsusest megavattides aastal 1997. Oli siis selline lühiajaline võimsuse kasv, kuskil sekund võib-olla, ja siis tuli siit alla tagasi, energiat sai kokku 14 megatšauli. Nüüd 2021-2023 olid viimased katsed sellised, et siis saadi seda 5 sekundit, mis on siis piiraeg ja selle käigus saadi üle 60 kuni 70 megatšauli energiat saadi kätte. Ja see on siis ka praeguseni rekord, mida on saavutatud, nii et mitte väga ammu, mõned aastad tagasi. Aga pärast seda ta lõpetas ka töö, kuna ta on ikkagi väga vana, tema ülalpidamine oli väga kulukas, siis leiti, et kasutame raha uuemate seadmete puhul, et ülijuhtmagneteid näiteks ei saanud siia lisada. Pärast tema töö lõpetamist oli siis suurim ja ka siis ainuke deuteeriumtriitiumi võimekusega ehk ainuke, kust päriselt tuumasünteesi reaktsioone läbi saab viia. Et nüüd hetkel on suurim, võiks öelda tema sõsar Jaapanis, JT60SA, see on siis Japan Tokamak ja SA vist on Super Advanced. Et tehti samal ajal kui JET, aga teda nüüd on värskendatud mitu korda ja 2023 läks siis uuesti tööle. Raadius on ka 3 meetrit, siin on siis see osa plasmaruumala natuke suurem, sisendvõimsused on natuke suuremad, aga TT-reaktsioon ei toimu, kuid praegu siis kuni ITER-i valmimiseni võiks ta olla üks suuremaid tokkamakke, mida kasutatakse, millega uuringuid tehakse. Ja siis veel, mis meil olemas on, näiteks ka nüüd Euroopa pilti, et siin on Euroopa Liit pluss Inglismaa, sellel pildil veel oli Euroopa Liidus ja on siis ka kõik riigid, mis tuumasünteesi uuringutes panustavad. Need kollased tähendab, ütleme, et juhtivad laborid siis nendes riikides või instituudid, kus sellega tegeletakse. Ja siin on siis näited seadmetest, mis olemas on, et Inglismaal oli siis seesama JET, aga praegu nad on teinud uue väiksema seadme, aga mitmes mõttes uuenduslikum on MAST-U. Siis on ITER-it ehitatakse siia Inglismaale, Prantsusmaale, Lõuna-Prantsusmaale Cadarashi ja see siis on veel valmistamisel. Praegu on seal suurim tokamak Vest, mis on ka Euroopas üks suuremaid, kutsutakse keskmise suurusega tokamakiks. Et samasugune võrreldav on ka Saksamaal Astex Upgrade, mis mõlemad siis on umbes 2 meetrit on see raadius
ja põhimõtteliselt Vest ja ITER on praktiliselt samas kohas, et võib-olla, ma ei tea, mõnisada meetrit on vahet nendel, et nende uuringutega siis praegu, kui JET on seisma pandud, on need kõige tähtsamad seadmed Euroopas. Samuti on olemas veel üks suurim stellaraator tüüpi, siis Saksamaal Greifswaldis on Wendelstein 7X, mis on ka raadiust ei oska peast nüüd kohe öelda, aga äkki oli 2 meetrit, aga siin on ka näha, et see on tõesti keerulise kujuga võrreldes teistega nende tokamakkidega, et siin see plasmakuju ja siis ka kõik need magnetid ja vaakumkamber on oluliselt keerulisem, aga see on siis jah, teisttüüpi seade. Ja lisaks on näiteks veel ka DCV, mis on Šveitsis ja täna siis, kes selles rahvusvahelises osas ka on, et seal siis on virtuaalne tuur just selle DCV-ga, mida siis ka kasutatakse tuumasünteesi uuringuteks. Ja lisaks jah, veel mul jäi märkimata, et on FTU, mis on siis suhteliselt väike, võib-olla meetrise raadiusega, on siis siin Itaalias ja nad ehitavad ka ühte TTT nimelist, mis on ka eriotstarbeline seade, ilmselt valmib võib-olla kuskil 5-6 aasta jooksul, aga jääb väiksemaks kui ITER. Ja siis näiteks ka tšehhidel on Kompass U, mis on ka, siin inimese mõõdud on jälle olemas, see kamber ise on siin, et selle eelis on see, et nad võimaldavad ka mujalt üle veebi siis juhtida seda või osaleda selle katsetes, nii et kui näiteks meil ka üliõpilased tahaksid osaleda, kui keegi ei ole seniajani selles suunas töötanud, et siis põhimõtteliselt saab ka virtuaalselt osaleda nendes katsetes siin. Et see on praegune Euroopa Liidu maastikku, nii võib öelda, tokamakkidega ja te siis näete DCV-d veel täna ja ITER-it siis on nii palju, kui seda siin ehitatud on. Et võin ka öelda, et mujal maailmas on neid ka palju ikkagi, et 100 vist on kokku, kui palju neid siin leidub üldse. Nii, ja võib-olla siis ITER-ist ka, et kui ta on ehitatud valmis, siis ta on kindlasti suurim tokamakk. Tal sisendvõimsus on 50 megavatti, toon tagasi, et kui oli see jaapanlaste oma, siis on 40 megavatti, nii et sisendvõimsus ei olegi väga palju suurem. Väljundvõimsus on plaanitud nüüd siis 500 megavatti ehk 10 korda rohkem saab energiat. Plasma ruumala on suurusjärk rohkem kui praegustel. Wolfram seinad ja divertor ehk siis materjalid on Wolframist, kaal näiteks on muljetavaldav 23 000 tonni. Ja praeguse ajakava järgi teadustöö algus, see nüüd eelmine aasta võeti vastu see uus ajakava, et võiks alata teadustöö 2034 ja deuteeriumi triitiumi katsed võiks alata siis 2039, et see oli muidu 2035 plaanitud, nii et siin on 4 aastat veel hilinemist, aga see võiks juba olla üsna realistlik plaan, et praegu ehitamisest on teada, et mitmed asjad on praegusest plaanist isegi ees, nii et hetkel näha ei ole, et ta veel täiendavalt peaks hilinema. Aga muidugi 10 aastat tulevik on raske ette näha. Nii, ja siis võib-olla probleemidest ka, mis siin sellega seotud on ja millega, kui teine osa on meie instituuti panus või Eesti siis teadlaste panus siia tuumasünteesi arendamisse, et üks olulisi osasid on materjalide vastupidavus, et üks suuremaid probleeme, kuna on seal tekkimas hästi suur soojusvoog, samuti tekivad seal ioonid, mille voog on hästi suur, siis veel eraldi neutronite voog, et kõik erinevad vood kokku ei ole väga materjale, mis selles kaua saaksid vastu pidada ja peab ka ütlema, et praegu ei saa ka neid materjale testida selles olukorras, kuna meil ei ole ühtegi katseseadet, kus need tingimused kõik on saavutatud. Nii et saab testida ühel moel või teisel moel või natuke kombinatsioone, aga päris sobivat seadet isegi ei ole. Ja no siin on näited, et ITER-is on ette nähtud, et põhimõtteliselt võiks siis on 10 megavatti ruutmeetri kohta on see võimsusvoog. See võiks siis olla, mis tavaolukorras töötab. See on võrreldav sellega, et kui näiteks siin mingisugused
raketikapslid või satelliidid tulevad siia maa atmosfääri tagasi, et millised tingimused nemad peavad üle elama, on juba päris raske. Siis ITER-i on näha, et kui on seal mingisugused, ta ei ole stabiilne alati, vaid nii nagu päikesel on päikesepursked, tekivad ka seal sellised väljapursked ja nende puhul võiks see voog olla mitu suurusjärku veel suurem, kuni 2000, et siin vahel on näide, et näiteks on päikese pind, sellest on ta hullem ja on ka näiteks raketi õhku tõusmisest hullem, nii et need tingimused on väga rasked ja selliseid materjale, mis kaua vastu peavad, piisavalt kaua, et see ei ole isegi täpselt teada, et kuidas nad siis seal käituvad, kuna nagu öeldud, ei ole täpselt teada veel või ei ole võimalik kõiki katseid teha, peab modelleerima ja üksikult neid katseid tegema. Ja see on siis osa, millega ka meie tegeleme. Siis, kui need asjad on selged ITER-is ka, siis sama probleemid muidugi on hullemad ka tulevikus, on siis demo Euroopas. Võiks olla elektrijaam, milles siis on juhtmed küljes, ITER-il ei ole mingit elektritootmise võimekust veel ja siis demo pealt saab juba elektrit ja näidatakse kogu see kontseptsioon, et elektrijaama kontseptsioon ära. See, et ta nüüd on hakatud disaini välja töötama, ehitamine on ette nähtud 2040. aastatel. Nii et selles suhtes üsna kaua või pika aja taga veel selle valmimine, aga vähemalt plaanitakse. Ja see on siis, demo on konkreetselt Euroopa, et mis ma võib-olla ka juurde lisaks. Kui on ITER, siis seal on nüüd osalised enam-vähem kõik suurriigid üle maailma, ehk siis Euroopa Liit on üks, siis on näiteks Ameerika, Jaapan, Hiina, India, Venemaa ja midagi mul nüüd läks meelest ära, aga vast ei ole ka nii oluline, et Lõuna-Korea oli ka. Et nemad kõik panustavad, mis teeb ka keerukaks, sest kultuurid on eri riikides erinevad, nõuded on erinevad, taheti, et kõikides riikid, et midagi ei tehtaks ainult ühes kohas või mitmes kohas ja nii edasi. See on väga keeruliseks teinud selle seadme tegemisega poliitiliselt, et demo võiks olla siis näiteks Euroopas üks või isegi mitu tükki. Et võib-olla Inglismaa tahab oma teha, Saksamaa ja jälle Inglismaa ei ole enam Euroopa Liit, aga sellegi poolest, et Saksamaa, Prantsusmaa, et neid võib-olla juba tehakse omaette, sest kuigi ta on võib-olla suurem, siis ta ei pea olema nii suure, ütleme, et parameetrid ei pea olema nii palju muudetavad. Seal on pigem vastupidi, ühte tüüpi parameetrid kõige paremad hoitakse ja teadusapparatuuri ka sees ei ole, nii et selle tõttu ta võiks olla lihtsam. Aga siin nüüd jällegi võiks ka öelda, et ehitamine 40-ndatel, nii et tuumasüntees võiks olla ikkagi kuskil 20-30 aasta kaugusel meist. See ei ole siis selles mõttes muutunud aastatega. Küll aga võib võtta, et Euroopa on selles osas suhteliselt vähe ambitsioonikas olnud viimastel aastatel, et praegu paar aastat on olnud väga põnev. On ka näiteks teised prototüübid, Inglismaa tahab teha oma seadme, mis on demolaadne siis STEP juba enne 2040. aastat. Hiina, kes juba tegelikult vist ehitab mingis osas seda, nende plaan on nüüd juba 10 aasta pärast. Nii et hiinlased on väga agressiivselt seda arendamist teinud. Samamoodi siis Jaapan tahab oma demo teha, ehitamine 2035 aastal. India võiks olla siis üks vahesamm veel nüüd paari aasta pärast hakkavad ehitama ja demo 2037 Koreaga. Nii et selles suhtes teised maailma riigid on isegi kiiremad selle plaanidega ja võib-olla pigem, see on ehitamise algus, aga Hiina isegi ütleb, et 10 aasta pärast on neil juba valmis. Ja peaks siis elektrit andma. Ja veel on kõrval nüüd siis mitte riigid, vaid ka erakapital, mis on viimastel aastatel kaasanud rohkem raha, kui riigid on pannud sinna alla ja nende pakkumine, kuna neil see asi valmis saab, on veel lühiajalisem, kuna nad on ka siis erakapital, võiks öelda iduettevõtted, kuigi nad on kaasanud siin suuremad juba miljardeid dollareid, et üks tõenäolisemaid ja kaugemale jõudnud süsteeme on siis Ameerikas MIT osalusel Commonwealth Fusion Systems,
mis on tokamak, plaan on kasutada DT-reaktsioonid, nii nagu kõik need kõige kaugemale jõudnud seadmed on, et nemad ütlevad juba, et 2027 valmib neil Spark 2 aasta pärast, mis annab rohkem energiat välja ja siis millalgi, aga aasta minu teada on täpsustamata, on ARC, mis oleks siis juba elektrijaam. Et tõenäoliselt ka 10 aasta jooksul on nende selline konkreetne plaan. Ja siis siia kõrvale on teine suur ettevõte, kes on juba üle miljardi raha kaasanud, TAE Technologies, see on natuke teist tüüpi reaktor, kus on küll ka magnetväljad, aga see konfiguratsioon on teine. Nad tahavad kasutada teist tüüpi reaktsiooni, mis on siis prooton ja boor 11, mis nõuab veel 10 korda kõrgemaid temperatuure kui praegune deuterium-tritium, nii et see on siis 100 miljoni asemel juba 1000 miljonit kraadi, ilmselt raskem saavutada, aga eelis on see, et kui deuterium-tritiumi puhul tekivad suure energiaga neutronid, mis lõhuvad seinasid, siis siin seda ei teki ja siin põhimõtteliselt on ainult laetud osakesed, mis tekivad ja seda saab siis otse induktiivselt kinni püüda, ehk see ei pea kasutama neid aurugeneraatoreid, vaid põhimõtteliselt saab sellest kohe elektrit toota, on nende väide. Ja 2017 nad jõudsid siis oma seadmega Norman 50 miljoni kraadini. 2025 on nende lubadus, et nüüd on Copernicus järgmine seade 200 miljonit kraadi. Ma otsisin nüüd värskelt ka üle, et kaugel nad on, aga selle kohta mingit infot ei ole. Ettevõtetega ongi see häda, et nad eriti infot ei jaga välja, kui ei ole häid uudiseid. Nii et tõenäoliselt nad, ma kahtlustan, hilinevad. Aha, see Spark pidi ka tegelikult see aasta valmis saama, aga on juba 2 aastat edasi lükkunud. Ja hiljem kunagi on neil siis plaan teha Da Vinci, et see on siis 3000 miljonit kraadi, mis on vajalik selle reaktori jaoks. Kuna see hiljem on, ei tea, aga 30. alguseks võiks neil olla juba asi valmis, ütlevad nad. Ja viimane, mis on ka isegi, ma tean, Eestis, nagu on uuritud selle kohta, kuna nad üsna tugevalt reklaamivad, nad on Microsoftiga muuseas sõlminud hiljuti või sellel aastal lepingu, et 2028 nad annavad Microsoftile juba energiat. Ja see on siis Helion Energy, jällegi 1 miljard vähemalt raha saadud ja nendel on ka teist tüüpi reaktsioon, mis nõuab ka kõrgemaid energia või temperatuure. Et nemad 2021 said oma seadme valmis, mis oli 100 miljonit ja jällegi 2024 nad ütlesid, et on Polaris valmis saanud, mis väidetavalt on ka seade, mis tootiski elektrit. Et see nüüd on üks paari kuu tagune uudis, aga see on ainult nende väide, nii et selles osas sõltumatut kinnitust ei ole. Ja nemad siis ka teeksid elektrit selle, mitte siis niimoodi, et see kuumutatakse vett ja veega siis pannakse auruturbiin tööle, vaid juba ka otse siis need laetud osakesed, mis liiguvad, tekitavad siis mingites induktiivpoolides siis juba elektrit nii-öelda otse. Et nemad väidetavalt said sellisel moel selle elektri kätte. Ma oletan, kuna nad ka mingitest arvudest ei rääkinud, et see võis olla suhteliselt vähe oluline, aga põhimõtteliselt nad said selle kätte. Nii et see on siis erakapitali tegevus ja võib öelda, et kui Euroopa näiteks lubab 40. aastatel oma demot ehitama hakata, et siis erakapitali ja kõige keskmine väide on 30. alguses on neil juba jaamad valmis. Et selles suhtes on tekkinud väga suur erinevus, mida ühed ja teised lubavad, kuigi on ka näha, et erakapitalil juba, kui nad raha ei saa piisavalt kaasatud, siis juba paar aastat lükkub edasi, aga selles suhtes, kui üks nendest õnnestub ja neid on rohkem Euroopaski on mõned, et siis võib see tuumasüntees meid tabada juba enne 50-ndaid. Aga ma selles osas ei julgeks ka nüüd väga kindlaid väiteid teha, sest seinte materjalide küsimus on kõigil, ükskõik kuidas need asjad töötavad, et seda minu teada ei ole keegi suutnud ära lahendada, aga näeme. Nii et see on nüüd siis minu poolt selline kiire tutvustus selle tuumasünteesi kohta üldiselt ja kus me hetkel oleme. Et kui teil on küsimusi, siis praegu võiks olla see hetk, kus ma võiksin nendele vastata. Minul on üks küsimus. Või ilmselt rohkem, aga ma alustan esimesest. Kui me koolis tuumafüüsikast räägime, et siis
noh, eelkõige raskete tuumade lõhustumisreaktsiooni puhul ikka tuleb jutuks radioaktiivsus ja ohtlik kiirgus. Et noh, tavaliselt, kui me räägime siis kergete tuumade reaktsioonist, et siis justkui alati on see argument, et kiirgust on vähem ja see on nagu justkui vähem ohtlik, aga võib-olla sa igaks juhuks ikkagi täpsustad, et noh, ma saan aru, need kiired neutronid, eks ole, aga et just võrdluses need kaks reaktsiooni ja need kaks reaktorit, et kui suur see ohutegur nagu on ja kui suur see kiirguse hulk, kui üldse seal siis ikkagi eksisteerib. Kuni kasutatakse deuteeriumtriitiumit, millest tuleb siis see suure energiaga neutron, nii kaua see on olemas ja see on asi, mida noh, üldiselt ütleme siis ka mina teadlasena ütlen, et see on olemas, väga täpsustama ei hakka, aga lühiajaliselt on see võrreldav tegelikult, et need materjalid põhimõtteliselt siis on lisandid näiteks terastes, mida siis aktiveeritakse ja mis käituvad radioaktiivselt ja ma sellesse pole ise väga süvitsi läinud, aga mul on meeles jah, et nad on võrreldavad sellega, mis on tuumajaamades ja on oluline osa uurimustööst just otsida neid materjale, kus neid lisandeid ei ole, et on mingid teised lisandid, aga seal on alati mingid omad probleemid, aga see on siis kümmekonna aasta probleem või niimoodi, et siis nad juba deaktiveeruvad, nii et meil see kestus on väiksem, seda võib küll öelda. Aga esialgu tegelikult see jah, on probleem, et selles suhtes kogu see tuumaohutuse kiirguskaitse pool on, millega peab ikkagi tegelema. Ja see on nüüd asi, miks näiteks ka mitmed ettevõtted nagu seesama TAE Technologies ja Helion tahavad kasutada teisi protsesse, kuna nende käigus ei teki neutroneid, mis võiks aktiveerida, nii et need võiksid olla tõesti kiirgusvabad, aga nende häda siis on see, et nad vajavad palju kõrgemaid temperatuure ja mida raskem saavutada. Nii, kas on veel küsimusi? Kas kuidagi, ma saan aru küll, et slaidid kuuluvad esitajale, aga mind huvitas see üks slaid seal, kus te näitasite, et kus need seadmed praegu Euroopa tasandil nagu, et kus need tähtsamad keskkohad on, et kas seda võiks kuidagi jagada, et see oleks nagu selline, noh, tõesti tunnis käsitlemise juures niisugune hea ja ülevaatlik see koht, et või see on see nende kodulehel kuidagi leitav? See on mul endal kokku pandud millalgi, et ma ütleme, et see aluspilt on selline üldine vaba kättesaadav osa. Need pildid on ka kõik minu teada vabalt kättesaadavad. Ma selle panin ise kokku. Ma peaks igaks juhuks üle vaatama veel, et äkki ma kuskil oma slaidide jaoks kuskilt võtsin ja on ununenud ikkagi kontrollida see jagunemine, aga põhimõtteliselt mul ei ole probleeme seda jagada minu nii-öelda selles osas, et see oleks nagu abiks küll, sest selle noh, te olete küll suure töö ära teinud, aga õpetajana ma oleks küll väga tänulik, kui mul oleks selline väike slaid, see üks ainuke. No mul on hea meel, kui ma olen ühe hea slaidi ka teinud. Ei, teised on kõik väga hästi, aga õpilaste jaoks nagu päris kõike seda niimoodi ei jõua käia, aga enda teadmised said küll täiendatud, aitäh. Aga kas on veel selle teema osas küsimusi? Kuidas teile muidu endale tundub, et te tõite näiteid nendest erakapitali variantidest, mida siin arendatakse ja siis ka need riiklikud nii-öelda plaanid, mis siin kellelgi on, et mis see nagu lootustandvam või tõenäolisem tundub, et kes nii-öelda võidab selle võidujooksu? Kuna ma olen kokku puutunud päris paljude iduettevõtjatega, siis ma ei suuda nende juttu tõsiselt võtta. Nad peavad põhimõtteliselt rääkima rahastuse saamiseks oluliselt, no ütleme, et ilustama ja agressiivsemad olema, see on nagu olemuslikult nii. Samas ma tean ka Eestis on neid tõsiseid teadusest tulnud ettevõtteid, kus on ka ikkagi jõutud, nii et see ei välista, et asju tehakse, ilmselt läheb kauem aega. Ettevõtete eelis on veel ka see, et kui Euroopa Liit või riigid annavad raha, siis nad tahavad, et see raha väärtus oleks võimalikult kõrge, kõik need hanked ja nii edasi ja seadmed püsiksid kaua. Ehk siis ohutus on neile olulisem, ettevõtetel on see, et nad teevad oma asja valmis
teevad katse ära, isegi kui katseseade läheb katki, võib-olla nad on oma info kätte saanud, nii et nad võivad riskidagi rohkem selle rahaga ja saavad kiiremini edasi liikuda. Aga siin minu teada on ja lahendamata see seinte vastupidamine, et ükskõik millised need reaktorid on ja samuti on lahendamata, kui on deuteerium ja triitium, mis on siis kõige tõenäolisem siiski, millega käima saadakse. Kui ma korra siit nüüd selle ette panen, ma kõige rohkem usun sellesse esimesse, kuna see põhineb juba välja töötatud ja ennast tõestanud printsiibil. Aga ka siin nendel on jällegi siis see triitiumi küsimus, mis jällegi selline teaduskommunikatsiooni natukene ilustatud jutt on see, et kütus on lõputult saadav ja nii edasi, mis on deuteeriumi jaoks tõsi. Triitiumi jaoks on see, et ta on radioaktiivne, ta laguneb 13 aastal keskmine see poolestusaeg on, et selle tõttu teda looduses ei eksisteeri. Tehakse liitiumist, ongi mõte, et siis sama neutronid seinte sees toodavad liitiumist siis kütust. No liitiumit ka maakeras tegelikult ikkagi on, aga see protsess ei ole täies mahus kunagi testitud. See on nüüd ka üks asi, mis on lähemate aastates otsus, et ilmselt tuleb päris suured summad Euroopa Liidus kulutada testseadmete valmistamiseks. Algselt oli plaan, et ITER-i seintes tehakse seda, aga ITER jääb nii palju hiljaks, et sellest ei oleks kasu enam. Selles konkreetses punktis ei ole kasu. Nii et see on nüüd koht, mille tõttu ma kahtlen, et 30. alguses tegelikult veel on need asjad valmis, aga nad ei pruugigi väga kaugel olla ja kui nüüd miljardeid sinna raha peale loobitakse suurtega tuntud investorite poolt, siis võib juhtuda, et ikkagi saadaksegi nendest probleemidest ka üle. Aga või kas teil on veel küsimusi kellelgi? Kui hetkel ei ole, siis äkki võibki teha veerand tundi pausi, nagu oli lubatud, ja siis kohtume nüüd täistunnil ehk kell 2 uuesti. Tere jälle ja siis võiks alustada teise poolega ehk millega me Eestis tegeleme. Ja konkreetsemalt võib öelda, et Eestis on nende uuringutega seotud 3 laborit, mis on hetkel ka kõik siis Tartu Ülikooli Füüsika Instituudis. Meil on plasmafüüsika labor, milles ka mina olen ja teadustööd teen, ehk siis selle teema on laseritel põhinev seinte diagnostikameetod, LIPS. Siis on ioonkristallide füüsikalabor, kus uuritakse isetaastuvaid aknamaterjale. Ja siis on ka keskkonnafüüsika labor, kus uuritakse kiirguse modelleerimist või modelleeritaksegi kiirgust, mis nendes tulevastes tokamakkides tekib ja samuti sinna kõrvale siis betooni, mis võiks neid neutroneid neelata, nii et vähendada seda kiirgusvoogu. Ja märgin ära, et on olnud ka Eestis teisi töörühmi, kes on natukene sellega seotud olnud, et näiteks ka TLÜ-s on Loodus- ja Terviseteaduste Instituut, ma arvan, et tollel ajal oli ta midagi muud, aga nendel on plasmafookusseade ehk tegelikult võiks öelda, et ainukene seade, mis nende tuumasünteesiga vähegi otseselt seotud on siis plasmafookus, et see on siis üks asi, mis on ka olnud seotud, aga praegu nad ei ole sellega seotud, et natuke on nad uuringuid teinud. Ja meil see hakkas vist kuskil 2006 või 2007 või 2008 liitus Tartu Ülikooli siis Füüsikainstituudi laborid nende tegevustega. Ma arvan, et kuskil 2005 äkki käidi siin uurimas, kui Eesti oli Euroopa Liiduga just värskelt liitunud, et kas meil ka midagi ühist on. Eesti muidugi on väga väike, ühtegi sellist päris suurt seadet või isegi väiksemat seadet me siia ilmselt ei ehita niipea, kuigi ma tean, et näiteks Costa Rica, mis on ka väike seade, et nemad on endale saanud vist ühe vana hollandlaste seadme, mida nad kasutavad, samas hollandlastel endal enam ka ei ole. Nii et selles suhtes on ikkagi suurte riikide pärusmaa neid päris
tokamak või stellaraator tüüpi reaktorit teha. Aga me ikkagi mingisugused teemad leidsime, nii nagu nad siin ka toodud on ja kuskil 2007 või 2008 vist oli see koostöö alguses veel läbi Soome, ehk siis Eesti oli Soome all. Ja siis, kui oli nüüd 2014, hakkas siin üks uus periood, et siis Eesti sai täiesti iseseisva üksusena ja siis konkreetsemalt küll ka nendes teadusuuringutes ei ole mitte riigid, vaid on laborid või instituudid. Võivad ka ettevõtted olla, aga siis on üks juhtlabor või instituut, kes siis neid koordineerib, et meie puhul siis võib öelda, et see on Tartu Ülikool, kes on see Eesti-poolne esindaja. Nii, aga ma räägiks nüüd järgnevalt põgusalt kõigi nende 3 kohta, rohkem küll enda labori tegemiste kohta, et mis me siin teeme ja kuidas see tuumasünteesiga seotud on. Ja siis ehk jääb ka jällegi lõpus natukene aega veel vajadusel küsimusteks. Et meie laboril on siis selline meetod nagu laserindutseeritud plasmaspektroskoopia, võiks eesti keeles olla, inglise keeles LIBS ehk siis Laser Induced Breakdown spektroskopi. Ja selle meetodi põhimõte, ta ei ole tuumasünteesi põhine, teda on kasutatud ka paljudes muudes kohtades, aga ta on siis materjali analüüsi meetod, mida saab teha distantsilt. On võib-olla tal selline kõige lihtsam kirjeldus, ehk kasutatakse laserkiirt, suunatakse või fokusseeritakse uuritavale pinnale, põhimõtteliselt võib olla ka vedelik või gaas, aga enamasti siis pind. Ja see on siis lühikese kestusega, isegi kuni femtosekund, seniajani tavaliselt nanosekund, aga praegu pigem pikosekund kestusega. Ja selle ajaga see energia ei ole küll suur, aga kuna ta on hästi lühiajaline, siis see võimsus on pigem juba gigavati suurusjärgus piisav, et siin kuskil ütleme, et alla millimeetrise raadiusega pinna osas kuumutada materjali ülesse, see muutub siis siin plasmaks väljaspool selle suure kuumuse tõttu ja see plasma kiirgab. Nii et me saame siis, kui me spektromeetriga vaatame, tavaliselt on kuskil siin mingi fiibre lähedal, kuhu koondatakse see valgus ja sellega juhitakse spektromeetrisse, mis näitab siis laine pikkusi ja kiirguse intensiivsust. Ja siin on näiteks näide ühest seinamaterjalist, kus on siis jooned Wolframi jaoks, mis on see praegune materjal, mida uuritaksegi või mis põhimõtteliselt tuleb kasutusse. See oli ka konkreetselt tantaali näiteks sees ja siis on materjal, kus oli ka lisatud deuteeriumit. Vesinik on meil nagunii õhust olemas alati, kui on objektid mõnda aega vaakumist väljas. Ehk siis deuteeriumit ka näeb ja selle abil siis need intensiivsuste abil saab kokku panna siis, et mis ained või elemendid seal sees on. Kvantitatiivselt on raske, et põhimõtteliselt on olemas meetodeid ja me ka sellega tegeleme, aga ta ei ole üks-üheselt seotud, ehk see intensiivsus sõltub ka sellest, et kas materjal on pehme või kõva või missugused teised elemendid on, öeldakse maatriksi efekt. Nii et ei saa üks-üheselt öelda, et kui on mingi intensiivsus, et siis see on nüüd näiteks 5%. Seda kahjuks teha ei saa, üldjuhul on vaja kalibreerida, et me konkreetsete materjalide jaoks teeme ka kalibreerimist, aga et siis selline spekter, mille me kätte saame ja siit saame elementkoostise. Lisaks jääb siis sinna selline kraater, ableeritakse, öeldakse, et ablatsioon jääb natukene materjali eemaldatakse. Sügavus, kui palju ühe välkega eemaldatakse, sõltub materjalist ja muidugi ka energiast, mis siin välkes on, et suurusjärgus 100 nanomeetrit kuni pool mikromeetrit võib olla siis see, kui palju ühe korraga maha kooritakse. Ja kui nüüd rakendada ühte kohta neid mitu tükki, põhimõtteliselt võib ka sadu teha, et siis me saame ka sügavuse teada. Ja järjest välge-välkhaaval vaatame, kuidas siis need elementide intensiivsused muutuvad. Kuna me ei tea sageli täpselt palju ühe pulsiga ableeritakse, siis jällegi see ei ole otsene sügavus, vaid me teame, et nii ja nii palju välkega tehakse ja tagantjärgi võib siis ka teada, et kui palju ühe korraga võeti maha. Aga see on jah siis üks näide sellisest kraatrist, ta ei ole ka siledate servadega tavaliselt. Et selles suhtes see on ka üks probleem, aga see selleks. Ja eelis on see, et juurdepääs on distantsilt, nii laserkiirukuse saab lasta kaugelt sinna pihta ja spektri saame ka kaugelt registreerida. Nii et ei pea mingit proovi võtma minema või kuhugi masinasse pistma
ja teine on see, et ta sobib ka kõigi materjalide jaoks. See laservälke saab teha piisavalt suure, et ükskõik mis materjal on, muutub plasmaks ja kirjub. Ja kasutatud seda on ka näiteks siis Marsi kulguril oli Curiosity peal üks selline, millega sai distantsilt vaadata, mis toimub. Kasutatud on näiteks ka kaugelt distantsilt lõhkeainete detekteerimiseks militaaria poolt ja on ka kasutuses näiteks tehastes nüüd metallide koostise uurimiseks või näiteks siis ka metallpurkide erinevast materjalist kogumiseks, et kiiresti veenduda, mis koostisega see materjal on. Nii et teda rakendatakse eri kohtades, ta ei ole ainult selle rakenduse põhine, aga seal on tal ka eelised. Algselt oli plaan, et ongi meil aknad, seal tokamaki seites kusagil, lastakse laserkiir sisse, kiirgus mõõdetakse välja ja saame siis teada, mis seal seintega juhtunud on, et selle tokamaki avamine on väga kulukas ja aeganõudev tegevus, ta on väga suur, see vaakumi pumpamine pärast võtab tohutu hulga aega ja avamisel, kui on õhk või mingi, lämmastik sisse lastud, siis ta võib ka seinu muuta. Nii et üldiselt seda avamist ei taheta teha ja siis oleks hea, kui on mingi meetod, millega saab ilma avamata teada, mis seal sees on. Et sinna ta võiks siis sobida. Nüüd uuemad plaanid on, et võib-olla kasutatakse ka robotkätt. Et on robot käe otsas ja siis seal sees mõlemad meetoditel on omad eelised ja puudused. Aga jah, praegu siis me arendame seda kuskil aastast 2007 või 2008 ITER-i seinte koostise tritiumi ladestumise analüüsiks ehk ühelt poolt seinad ja teiselt siis, et tritium, mis seintesse jääb, seda võib olla seintes kuni 700 grammi, kui on rohkem, siis tuleb seada seisma, panna puhastada, aga seda ei tea enne avamata ja testimata, nii et see meetod võiks olla üks siis, millega kontrollida ilma avamata, et kas nüüd peab seisma panema ja puhastama. Et see on siis üks selline diagnostikameetod ja natuke ma räägiksin ka, et veel juurde jällegi seesama Euroopa Liidu pilt, et me ei tee seda üksi. Enamus sellistes projektides on ikkagi mitu teadusrühma, kes sellega tegelevad. Siin on siis konkreetselt selle LIPS meetodi arendamisega seotud teadusrühmad. Meie oleme siin. Võin küll ka öelda, et aastaid on meil olnud üks suuremaid panuseid, et selles suhtes Tartu Ülikooli meie see labor on olnud selles valdkonnas üks suuremaid tegijaid, aga on ka teised. Et näiteks siis ülevalt hakates peale VTT Soomes, Helsingi kõrval, et Espoos siis, no sisuliselt ikka Helsingi, et nendel on olnud labor, kus saab teha katseid ka tritiumiga ja berülliumiga, et see berüllium on olnud kuni viimaste aegadeni arvati, et see on põhiseinte materjal, kuigi ta on kantserogeenne, on tal mitmeid eeliseid ka olnud ja Inglismaal see seni suurim jet-reaktor, et selle seinad olidki berülliumist, ainult see kõige suurema kiirgusvooga piirkond kutsutakse divertoriks, see oli Wolframist. Aga nüüd on tehtud muudatused, Wolfram on igal pool, aga VTT oli ainuke koht, kus sai teha katseid päris berülliumist ja päris tritiumiga, näiteks ka jeti objektidega väljaspool. Et selles suhtes oluline koht ja meil ka laboris siis aastaid käisime, näiteks ütleme üle aasta seal katseid tegemas, kuna neil jälle ei olnud neid, kes neid katseid teeksid väga, et siis meie käisime seal neid katseid tegemas ja testisime meetodit konkreetse seinamaterjali jaoks. Siis on Läti ülikoolis on üks väike töörühm, kes ka sellega tegeleb, kellega me oleme ka koostööd teinud. Nendel on natuke teist tüüpi laser, millega nad on uuringut teinud. Siis on Poolas, Varssavis, IPPLM, ma nüüd selle lühendit ei hakanud lahti kirjutama, ta on midagi laserite ja plasmaga seotud. Et nendel on, kutsutakse topelt pulsilaser, natuke teist tüüpi jällegi meetod, ehk millega on ka testitud, et kas sellel on teatud eeliseid. Siis on Bratislavas on Comeniuse ülikool, kes on üsna sarnased meie võimekustega, kes on ka siis omalt poolt uurinud natuke teiste parameetritega ja osalenud siis ühiskatsetes. Siis on näiteks veel ka Enea, mis on Itaalias selline suurem, küll laborite võrgustik, aga konkreetselt Rooma lähedal Frascatis, kellel on unikaalne kogemus, et kuna seal samas Frascatis on üks väikene tokamak, FTU kutsutakse, et siis nemad
tegid sinna sisse kunagi 10 aastat tagasi, seal oli ka robotkäsi, sinna sisse tegid selle robotkäe peale selle sama lipsüsteemi ja testisid ära, et seda saab seal väikses mahus töötada, nii et see oli nende selline tugev panus, nad on ka muidu lipsmeetodil päris heal tasemel. Siis on näiteks siin veel Prantsusmaal, CEA on jällegi tegelikult üle Prantsusmaa, aga seal Kadarashis ITER-i rajatise kõrval on siis Vest-Tokamak ja seal on nüüd ka, see on viimase paari aasta jooksul on nad liitunud selle tegevusega, et nad on sinna ehitanud ka lipsüsteemi, mis siis võimaldab mitte robotkäe peal, aga läbi akende testida. Nii et natuke jällegi teist tüüpi uuringud. Siis on Jülichis on teadusrühm, kellel on ka nii lipside oskusi, nendel on siis lisaks ka, nad uurivad teisi Saksamaa tokamakkide tükke lipsiga ja neil on üks selline seade nagu siin kõrval on ka Differ, kuhu ma ka kohe jõuan, et kutsutakse lineaarne plasmaseade, mis võimaldab tekitada paari sentimeetrisele pinnale sellised tingimused, nagu oleks ITER-i divertoril, mida ei ole veel olemas. Aga et saada sarnastel tingimustel töötlust ja siis nad uurivad neid objekte ka lipsiga. Ja Differ on siis ka, kus on ka selline seade kõige suurem Euroopa omadest ja sinna seadmesse on ka siis ehitatud juurde, ma pärast jõuan sinna tagasi, võimalus lipsiga mõõta ka. Nii et kui me oleme objekte seal töödelnud, siis saab lipsiga mõõta, kuidas see toimib nende objektide peal. Et siin selline 10 laborit, kellest igaüks teeb mingisuguse jupi uurimustööd. Ja kui on suuremad uuringud, nagu siin oli siis Inglismaal eelmine aasta JET-i juures lipsi kasutamine, millest ma ka tahaksin rääkida, et ka siis oli paljudest laboritest keegi kohal. Või näiteks see vahetustega tööd teha, et neid spetsialiste oli siis rohkem kui üks, kes sellega tegeles. Nii et igaks juhuks ütlen, et see ei ole nüüd kõik meie labor, et meie oleme ka ainsad, kes maailmas või Euroopas sellega tegelevad, aga olulise panuse oleme sellesse andnud. Ja ütleks veel juurde, et ka teine suurem töörühm, kes meil on, et see joonkristallide labor, et nemad teevad ka koostööd eri laboritega, et selles suhtes jällegi ei ole ainult nemad. Et siin kolmas töörühm on suhteliselt väikese jupiga, et nemad minu teada ka teevad koostööd, aga nad teevad otsealluvuses juba ja natuke teist tüüpi. Okei, aga siis ma näitaks lihtsalt pilti ka, et põhiuuringud me teeme meie laboris. Siin on siis lipsüsteem. Lipsüsteemil on pilt on siis laserist. Pean ütlema, et see laser meil hetkel enam ei tööta. Läks hiljuti katki, aga me saame loodetavasti aasta alguses nüüd uue laseri, see oli nanosekund, saame natuke parema pikosekund laseri. See laserkiir juhitakse siin peeglitega kuskilt siit. See on siis vaakumsüsteem, siia vaakumsüsteemi sisse, kus me saame panna objekti, mida me uurime. Vaakumsüsteemi keskkonda saame muuta, nii et see keskkond imiteeriks tingimusi, mis oleks hiljem ITER-reaktoris. Gaasi keskkond ja siis ka vajadusel saab siin rõhkusid muuta. Ja sealt siis tuleb akendest, saame mõõta näiteks spektreid, me oleme ka pildistanud seda plasmatompu, milline ta on. Ja siin siis näiteks ongi üks spektromeeter, mille taha on veel kiirkaamera ühendatud, et saame hästi kiiret ajalist käiku jälgida, et see plasmatombu eluiga on mikrosekundites, nii et peab olema väga kiire registreerimise võimekus. Ja siin me saame katseid teha erinevate objektidega, et meil on näiteks siis objektid, mis on spetsiaalselt valmistatud, imiteerivad tokamaki seinte kihte. Näiteks siis üks on see, et meil on sein, mis me alguses sisse paneme, ilus selline tugev wolfram, aga seal tokamakis mingites piirkondades plasma läheb vastu seina, söövitab selle pinna sealt piirkonnast ära, toimub erosioon, jääb pinnakattet vähemaks, aga siis kuhugi teise kohta kantakse see materjal uuesti peale. Ja see on tavaliselt siis hoopis juba teiste omadustega. Lisaks on seal näiteks hapniku natukene sees, lämmastiku sees, deuterium või tritium lähevad ka siis sadenevad selle materjaliga sinna seintesse ja püütakse siis teha kihti, mis imiteerivad neid seinte materjale. Meie paneme need siia sisse, uurime, kuidas lipsmeetod millise signaali annab ja püüame kalibreerida siis vastavale tingimusele ja otsida ka
parameetreid, mille korral me saame kõige parema signaali. Siis on meil ka toodud siia objekte, mis on võetud olemasolevate tokamakide seintelt peale katseseeriat. Jeti kohta pean küll ütlema, et mitte siia, vaid need ongi tehtud koos siis selle Soome PTT-ga, kus on ka süsteem, milles saab neid nii-öelda saastunud objekte ka uurida, et meie ei ole endale seda võimekust tahtnud tekitada. Aga on siis ka 2 keskmise suurusega tokamakki Euroopas, on siis sakslaste, see on Astex Upgrade ja siis Vest on siis see prantslaste oma, et nende tükke oleme küll uurinud, ka praegu uurime neid Vesti tükke. Või jah, on meil laboris olemas siin uurimiseks. Et see on siis teine tüüp objekte ja kolmas tüüp on siis need, mida on töödeldud ITER-sarnase osakeste vooga, seal samas Hollandis, millest ma natuke juba ka ütlesin, et osaliselt me teeme uuringuid seal, aga mõned tükid võtame Tartusse kaasa ja pärast siis uurime siin oma meetodiga lähemalt, kuna seal on väga piiratud aeg, kuna seda saab teha. Nii et need on need põhilised tüübid, asjad, mida me saame teha. Oma laboris on alati hea uuringut teha, sest seal saab rahulikult mõelda, muuta asju, testida. Aga on ka teatud puudujäägid. Ja siis me muidugi ka võrdleme, et kui need imiteerimatud kihid, et siis neid on saadetud ka teistesse laboritesse, kus on natuke teised lipsparameetrid ja uuritakse või saame võrrelda, et millised siis kõige paremad tulemused annavad. See on meie labori tegevus. Siis on siin näitena Inglismaalt, Hollandist on siis Differ. See on natukene nüüd kunstniku nägemus, aga lineaarne plasmaseade, foto on päris foto, siin on lihtsalt joonistatud, muidu ei oleks väga näha või nii-öelda ka pandud kokku fotod, mis siin sees on, et päriselt see on muidugi siin seinad ja see on siin sees, aga põhimõtteliselt siis tekitatakse plasma, mis magnetväljaga hoitakse sellise lineaarse joonena ja siis see plasma jõuab siia objektini ja see läbimõõt on paar sentimeetrit umbes. Ja see energia osakestel voog ja energia on siis võrreldav sellega, mis ITER-i seintes võiks olla. Nii et me saame siin seda objekti töödelda, siis ilma, et me oleksime objekti välja võtnud õhu kätte, on seal kõrval, mis siia pildile ei jää, on selline kamber, siin on ka foto, meie labori doktorant siin parasjagu teeb pilti sellest ühest objektist, siin on gaas pealt võetud, aga muidu katsete ajal on siis gaas või kaan peal, et põhimõtteliselt objekti hoidja liigub siia kohta, kus objekt on, pärast tõmmatakse see objekt välja siia kambrisse. Ja siin kambris saame siis laserkiire juhtida pinnale ja mõõta seda kiirgust. See on suhteliselt kaugel küll, üsna pikkade fiibrite järel, aga spektromeetriga, aga et me saame uurida ja kasutada seda lipsmeetodit ilma, et me peaksime ta õhu kätte võtma. Õhu kätte võtmisega kaasneb kohe see probleem, et näiteks vesinik veeaurust läheb sinna pinnale ja varjab ära, kui me ütleme, et siin ka triitiumit ei kasutata, kasutatakse isotoopidest deuteeriumit, aga kui see pikalt õhu käes on, siis kipub see deuteerium jääma juba vesiniku signaali alla. Mul jäi siin, võib-olla ma pean korra tagasi minema siia, et siin on näha headel tingimustel mõõdetud, seal samas vist Hollandis, ma arvan, on selgelt näha deuteerium ja vesinik. Üsna tugeva intensiivsusega õnnestus antud juhul saada, aga alati see nii ei ole ja sageli nad sulanduvad kokku, et neid on raske eristada ja kui siis see vesinik on väga suure signaaliga siin, siis deuteeriumit on raske kätte saada, nii et selle tõttu on oluline teha need katsed ilma, et me oleksime objekti viinud õhu kätte. Ja see on siis see, mida me saame Hollandis teha. Lisaks on Hollandis veel kohe siin sama kambriga ühendatud ioonkiire kanal, millega me saame teise meetodiga võrrelda, mis seal koostis on ja näiteks ka, kui palju siis deuteeriumit on, me saame kalibreerida kohe ära selle. Siin on ka lihtsalt näide objektist, see on nüüd inimese käsi on näha, üldiselt nii halvasti ei lähe, aga et see energia on väga suur, nii et kui midagi valesti läheb, siis antud juhul isegi paari millimeetrisesse peaks olema molübdeen põhiketas, tekkis auk sisse, et tavaliselt seda auku küll ei teki ja mustaks ka ei lähe, aga siin nagu ikka natukene viltu läinud katsed on kõige huvitavamad.
vähemalt visuaalselt, et siia siis õnnestus selline auk sisse saada, aga sellised need objektid umbes on, et sellise läbimõõduga ja siis jah, see objekt on siin objekti hoidjal ja saame lipsmõõtmisi teha, et iga aasta me oleme 1 nädala seal katseid saanud teha, see aasta ka on plaanis detsembri alguses minna ja saab päris erilisi katseid teha just tänu sellele, et siin on nii laseriga võimalik lipsi meetodit rakendada, kui ka siis on ioonkiire kanal, millega me saame koheselt võrrelda, et see on unikaalne võimalus. Ja lisaks siis sellele me teeme uurimisi, oleme siis ka teinud, nagu öeldud, tokamaki seinteproove, kas oma laboris või nüüd tahakski natukene ka sellest rääkida, et JET, mis oli siis suurim tokamak ja ainuke, kus sai deuteerium-tritium katseid teha, et kui me oleme nüüd juba 2007-2008 hakanud neid uuringuid tegema, siis 2024 oli eriline aasta selle poolest, et me saimegi seda päriselt ühes tokamakis testida. JET pandi 2023 lõpust lõpetati katsed ära, 2024 alguses siis nii-öelda veel suleti ametlikult ja siis 2024 teises pooles oli siis meil võimalus siin, see on siis JET-i seinad, siin kõigis seinaosades robot käe peal proovida oma meetodid, et kuidas ta töötab siis konkreetselt siin nendes uuringutes. Ta tegelikult ei ole värviline, on üks foto, kus on siis värvidega näidatud, et siin on väga erineva koostisega seinad. Et näiteks siin see tausta, see on siis see sõõrik, siin on siseseinad, plasma oleks siis siin niimoodi ringiratast. Mingi osa seintest näiteks on Inconel, mis on siis nikli, kroomi ja mingite muude metallide sulam. Siis beryllium on näiteks see osa on siin berylliumist, siin need osad välimised ka. Etteulatuvad osad olid põhiliselt on berylliumist ja siis see alumine osa, mida kutsutakse divertoriks, kuhu kõige suurem energiavoog tuleb. See on siis kas see lilla on wolframiga kaetud süsinikufiibrid või siis puhas wolfram kate, nii et erinevad materjalid ja ülesanne oli testida, kuidas seda lipsi saab robot käe peal liigutada ja kas me saame normaalse signaali kätte. Ja nüüd siis natukene sellest endast, et kõigepealt siin jällegi pilt robot kätest, neil on sellised hästi pikad, 20 meetri pikkused robotkäed, mida siis saab siin artikuleerida ja eri kohtades põhimõtteliselt nad saavad kruvisid keerata ja kõike neid asju tõsta nende kätte abil. 2 sellist pikka kätt on, neil on probleemiks on see, et on 10 kilogrammi on maksimaalne raskus, mis on üsna palju tegelikult, aga üks täismahus lipsüsteem sageli kaalub rohkem. Ja see oli siis ka paar aastat läks, et välja disainida ja välja töötada sobiv süsteem. Põhiliselt sellega tegelesid siis meie Itaalia kolleegid, kellel oli oma väikses tokamakis kogemus, nad arendasid oma sealset süsteemi edasi, et kui nüüd selle süsteemi vaadata, see on nüüd avatud karp, umbes 30-40 sentimeetrit küljepikkusega, siis siia karpi mahtus laser, siis see laserkiir juhiti siin läätsega natuke laiali, siin on peeglid, peeglitega siis juhiti, siin on üks koonus, pärast ma saan seda fotot veel või üks video on ka, koonusega juhiti siis siia, siin see koht läks siis vastu uuritavat pinda, kus ta tekitas siis plasma ja see plasma kiirgus, see on spekter, juhiti, või spekter tegelikult tekkis hiljem, aga juhiti siis kiirgus läätsedega fiibrisse. Spektromeetrit ennast siia ei mahtunud ja selleks, et see spektromeeter ja muud süsteemid olid kaugemal, see fiibri pikkus oli vähemalt 20 meetrit, kuna ta pidi siit siis robot käe pealt liikuma kuhugi kaugemasse ruumi. Nii et see pikk fiiber oli omaette probleem tegelikult, et see neelas ultraviolettpiirkonnas kogu kiirgus ära, nii et natuke jäi selles osas puudu mõnes kohas, aga me saime tulemused ikkagi suhteliselt hästi kätte. Mis siin veel võib öelda, et see koonus, siia juhiti ka argooni, need katsed tehti atmosfääri rõhulämmastikus, aga lämmastik kustutab vesiniku kiirguse väga ruttu ära
Nii et selleks, et me saaksime seda vesiniku isotoope mõõta, deuteeriumit ja triitiumit, puhutigi siia läbi koonuse pinna peale argooni. See oli päris siin lähedal vastas ja siis tekitati siia lokaalselt argooni keskkond, et see oli siis lisatrikk, et muidu atmosfääri puhul on väga raske õhus või lämmastikus seda vesiniku isotoopide kiirgust kätte saada. Ja see testimine ise, see oli siis kõigepealt me käisime 2024 alguse poole veel Soomes seda süsteemi testimas ja siis seejärel kui sügisel olid siis 3 nädalat kampaaniat seal chatis, et siin sellest ma vaatasin, Novaatoris meil õnnestus ka saada selline väike uudisnupukene ja siin on nüüd fotojuht või kontroll ruumist, kus siis siin on näha inimene, nemad on siis selle robotkäe operaatorid. Neil on siin sellised juhthoovad, on väga osavad, et nad tõesti suudavad ka mingeid kruvisid läbi või see roboti abil lahti keerata, mis ei ole väga lihtne tegelikult arvestada, et see on mingisuguse raske suure robotkäe otsas läbi pika ahela. Aga nad siis liigutasid seda, see on nüüd siis see lipsi koonus, millest ma rääkisin, see on juhitud praegu vastu mingisugust objekti ja siin on veel mõned siis teised fotod, kus ta siis siin parasjagu see on, nii et mõõdeti 3 nädala jooksul käidi erinevad kohad läbi, me saime umbes 1000 punkti läbi mõõdetud, igas punktis on 100 kuni 1000 mõõtmist, nii et tohutult andmed, mis praegu siis paar aastat käib andmetöötlus. Ja ma vaatan, kas mul õnnestub siin ka see video tööle saada, selleks vist äkki peab printerit muutma. Nii, et see on lihtsalt näide veel, mitte siin samas kambris, aga natuke enne tegime ka testi, see on see koonus, et siin vist on ka mingi heli, see ei ole võib-olla nii oluline või natukene see plõksusid, ma ei tea, kas. Et kui te näete, siis siin välked on siis see, et see laservälke läheb vastu seda seina, aga probleem on selles, et muidugi see kaadrisagedus telefoni kaameral on nagu ta on, et mingil perioodil õnnestus kätte saada see välked ka, et on näha, kui te vaatasite, et oli näha, et see, ma loodan, see, nüüd mul läks juba teine. Vaata, kuidas siin on, et selline ta on, et umbes sekundis korra käib siis see välge ja tekib see plasma, mis kiirgab ja selle kiirgus siis siinsamas torust läheb see kiirgus siis edasi läbi selle seadme. Siin see taustajutt oli lihtsalt, inimesed rääkisid, kes siin testisid. Aga et see on jah siis see seadme, milline see lips mõõtmine ise võiks ka välja näha. Nii, aga see on, jah, nüüd ma liiguks ka edasi, et see oli siis plasmafüüsika labori tegemised ja võib-olla viimaste aastate kõrgpunkt oligi seesama chatis mõõtmiste käimine, kus me saime ka ikkagi need oodatud tulemused vähemalt esialgse info põhjal, andmetöötluse põhjal kätte. Et teine töörühm on meil siis, kes uurib nimetusena laia keelutsooniga materjalid, põhimõtteliselt optilised aknamaterjalid, mis lasevad valgust läbi nähtavas piirkonnas, et nende uuringud tulevaste tuumasünteesi reaktorite optiliseks või diagnostiks sobivateks akendeks. Kui tahta näha, mis seal plasmas toimub, siis peavad aknad olema, aga probleem on selles, et siin joonise pealt, et kui meil on materjal, siis kõrge energiaga neutronid tekitavad defekte ja need defektid muudavad selle aine läbipaistmatuks aja jooksul. Et nad rikuvad selle ära ja siis nemad uurivad siis teatud materjale, mis võiksid olla vastupidavamad selliste defektide tekkele. Siin on kristallstruktuur, magneesiumaluminaatspinellid näiteks, või on siis nitriidid või isegi dopeeritud teemat on olnud üks selline materjal. Ja nad uurivad ka kiiritavad ise, et on siis näiteks sünkrotonkiirgusallikates või spetsiaalsetes neutronkiirgusallikates siis kiiritatakse ja uurivad pärast siis, mis nende materjalidega juhtub. Teine pool on see, et kiirguskahjustusi, et kas õnnestub taastada nii-öelda ise taastuvad, ise ravivad materjalid. Ja siit nüüd näitena
et näiteks teemandist aknad algselt paistavad ilusti läbi, siis on pommitatud ksenooni ioonidega mõnda aega ja kui siin nüüd suurusjärke vaadata, järjest kasvab see doos, millega neid on kiiritatud, siis on näha, et ta muutub läbipaistmatuks, lõpuks päris mustaks. Et see on näide siis sellest probleemist ja saab siit leida siis, kui suure doosi nad välja kannatavad, enne kui neid peaks kas välja vahetama või midagi tegema. Et siin on ka näide siis footoni energia, no valge kiirgus on umbes siis selles piirkonnas, siin on siis ultraviolett hakkab peale. Alguses see läbipaistvus, et alguses on ta ilusti läbipaistev ja siis hakkab neelama ultraviolett piirkonnas järjest doosiga, no see on nüüd siis juba nähtavas piirkonnas neelab valguse ära. Mida kõrgem see näit siin on, seda vähem ta läbi paistab. Ja teine pool on siis see, et kui nüüd neid akneid hiljem kuumutada, siin on siis, mida siin, jah, siin all on temperatuur. See on siis küll arvutatud defektide läbi, defektide kontsentratsioon. Alguses siis on täiesti läbipaistmatu, umbes nagu selline, kahes kohas, et kas siin nähtavas piirkonnas või siis siin UV piirkonnas see läbipaistvus ja on näidatud siis, et kuskil 600 kelvinist kõrgematel temperatuuridel hakkab siis see läbipaistvus taastuma. Ehk siis selle kuumutamisega jällegi need defektid kaovad, need aatomid liiguvad oma õigetesse kohtadesse. Sõltub ka materjalidest, kiirgusest ja nii edasi. Aga see on siis, neil on veel palju muid asju ka, mis nad uurivad ja teevad, aga võib-olla näitena, et põhimõtteliselt millised uuringud siis selles laboris taustaks on, et nad veel uurivad palju, ütleme, et püüavad ka selgitada, mis tüüpi defektid ja nii edasi ja sellist tõsisemat füüsikat ka sinna taha juurde lisada, aga illustratsiooni mõttes võiks siis olla just see, mis ma tahaks välja tuua. Ja lõpuks on siis kolmas töörühm, kus on meil tegelikult üks inimene, Volodimir Kulik, kes on Ukrainast tulnud meile, ta on ka spetsialist tuumajaamadega, nii et selles suhtes väga hea, ta siin on, kui Eestis ka tuumajaamade suunal jällegi tõsisemaks tegevuseks läheb. Aga tema roll on arvutada või simuleerida neutronite ja footonite transporti. Et tal siin on näide, see on nüüd läbilõige jällegi ühest tokamakist, ilmselt on siis demo disain, mida praegu disainitakse, samuti ümber siis näiteks need on seinad ja ta siis vaatab või simuleerib, et kuidas siin mingitel tingimustel see neutronite, footonite voog või kui palju neid on. Et näiteks siin põhiliselt on see reaktoris sees, aga siia seinani jõuab siis ka teatud tase ja kui palju ka välja poole läheb, et see on siis see, mis tema tööst üks oluline osa on visualiseerida, kuidas siis need osakesed liiguvad. Teine pool, mis nüüd ka minu teada, või mitte minu teada, aga hiljuti oli ka näiteks, mis ajakirjas oli, äkki Inseneeria või midagi sellist, kus ta oli kohe terve artikkel, et ta on ka siin koostöös mõne teise inimesega arendanud neutronkiirgust neelavat basaltfiibrit. Lisatakse poori, poor neelab siis seda kiirgust ja sellised basaltfiibrid võimaldavad kas rohkem seda kiirgust neelata, nii et ta on vähem, jõuab läbi või õhemad seinad teha ehk odavama kokkuvõttes, ei pea olema betoonsein nii paks, et see neutron kiirgus ära neelata ja see on siis teine pool, millega ta on tegelenud. Aga sellega on ka lühike ülevaade meie instituudi teadlaste töödest, et äkki nüüd on teil selle kohta tekkinud küsimusi. Selline väike küsimus, et kas te õpilasi nagu ekskursioonile ka võtate? Ja ikka võtame, et meil ikkagi on käinud iga aasta mitmed koolid rühmadena või siis üldiselt mingite
rühmadena, et siis vähemalt oma laborisse ma küll olen ka, kui vähegi võimalik on, viinud, et no mõnikord on lihtsalt see, et ekskursiooni ajast sõltub või on keegi teine, mitte mina ei tutvusta otseselt, ütleme puhtalt selle valdkonna peale me jah ei ole ekskursioone teinud, aga et kui on külalised majas ja vähegi võimalik on, siis ikka näitame vähemalt oma laborit ja no ütleme, et siis selles laboris, mis on nende neutronite vooarvutustega tegeleb, seal ei ole eriti midagi näidata, kuna ta teeb simulatsioon arvutis. Ja siis see ioonkristalide laboris nad võib-olla ka nii huvitatud ei ole olnud nendest ekskursioonidest, aga mõnikord on ka nemad ikkagi, et kui on näiteks lahtistuste päevad olnud või siis oli see eelmine aasta meil oli füüsikumi juubel, et siis on ka nemad näidanud. Nii et kui on soov, ilmselt saab ka korraldada, et ikkagi nad näitaksid, kui on konkreetne soov, siis selles osas siis hea meelega näitaks ja kui on niisama kooli ekskursioon, et ka siis me ikkagi puudutame seda teemat ikkagi. Aga kas siis nagu võiks teiega otse teile kirjutada või? Ja võib otse mulle kirjutada, et siis ma täpsustan, et kuna ja kuidas. Kas teil on veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma tänan kõiki, kes kuulasid ja loodan, et teil ka järgnevalt, kui on see rahvusvaheline osa, et on huvitavad põnevad ettekanded ja kui teil veel hiljem küsimusi tuleb, et siis võib mulle kirjutada. Ma vist jätsin küll enda emaili aadressi siia märkimata, aga indrek.jogi@ut.ee on see e-kirja aadress ehk siis eesnimi.perenimi ilma selle õõta, vaid o ja siis ut.ee on siis ülikooli aadress, selles suhtes võiks olla leitav. Ja aitäh ja toredat päeva jätku. Suur tänu, oli väga põnev. Head aega. Aitäh, tõesti oli väga põnev nägemist. Head aega.